No nii, tere kõigile siinolijatele, tere kõigile Kogumispäeviku podcasti kuulajatele. Mina olen Mari-Liis Jääker, juhin Swedbanki rahaasjade teabekeskust ja täna oleme siis Tartus aparaadid tehases, 3 tilli sündmuskeskuses ja seda kõike siis ettevõtlusnädala raames. Ja hakkame rääkima ettevõtlusest ja lisaraha teenimisest. Et kui vahel tunned, et võib-olla ei ela päris sellist elu nagu tahaks, et siis tuleb leida neid lisavõimalusi ja ei saa seda elu kujundada selliseks, nagu me tahame. Ja täna on mul 2 väga ägedat ettevõtjat siin külas. Kõigepealt Kei Olbrei ja Brent Pere. Ja Kei on siis erinevate ettevõtete looja, sealhulgas siis startup GoWorkabit. Ja täna oled sa siis vibe-koodija. Pärast räägime, mida see kõik tähendab ja sa ka õpetad, kuidas siis vibe-koodimise võimalusi kasutada. Nii, ja Brent, sinu kohta tean nii palju, et oled ajakirjanik, selline DJ, sündmuste korraldaja ja ma tean ka selline liikumisaktivist. Mõnes mõttes võib ju nii öelda, jah. Ja, no ma arvan, liikumine on väga oluline nagu nii. Aga alustame võib-olla Keist. Kei, sina oled muga klassiõde. Ehk siis minule tundub, et see ettevõtluspisik oli sinul juba sees siis, kui me koolis käisime. Et kuidas sa ise tunned, et kas ettevõtjaks sünnitakse või pigem on see kuidagi keskkonna mõju või ma ei tea, elu, mis see muudab selliseks ettevõtjaks? Issand, see on hea küsimus, ma ei oskagi öelda. Ma tahaks esimene mõte, mul on küll see, et see tuleb ikkagi keskkonnast. Et võtta ei ole seda AB-testi tehtud ilmselt. Võib-olla on mõne kaksikutega paariga keegi kuskil, et kuidas see mõjutab. Aga kindlasti on see keskkonnast olenev ja kui sa ise tõid selle sisse, ma ei olnud selle peale mõelnudki, et me ju tegelikult kooli ajal tegime päris ägedaid asju ja meil oli väga äge klass, siis ma arvan, et see, et meil oli võimalus juba kooli ajal teha ise üritusi, korraldada suurele hulgale rahvale mingeid asju ja meid toetati selles, et selles on tegelikult hästi suur osa. Me käisime ettevõtlus-majandusklassis, on ju. Me käisime majandusklassis ja ma mäletan, et kui ma lõpetasin gümnaasiumi, siis ma mõtlesin, et üks asi, mis ma siit sain, on see, et ma kindlasti majandust ei taha õppida. Sest tundides need teemad olid minu jaoks, oleme ausalt, täiesti igavad. Aga tagantjärgi mõeldes, et see majandusklass minu jaoks võib-olla oligi rohkem see, et me sattusime klassi ja kooli, kus meil oli vabadust ise teha asju, ise olla ettevõtlikud, seda toetati ja võib-olla see oligi see lõpuks see majandusklass meie jaoks, et meil tekkis nagu see soov pärast ka, ja see julgus, et võib katsetada, võib asju minna nässu, aga et see on kõik okei. Et võib-olla jah, hakkas see tegelikult koolist ja ma arvan, et keskkonnal on väga suur mõju. Kusjuures ma leidsin ühe õpiku, mis on sellest ajast pärit ja see oli Junior Achievement'i õpik. Olin väga üllatunud, et täna me teeme nendega koostööd on ju. Ja vaatasin, et juba sellel ajal oli selline õpik, et päris põnev. Aga Brent, mis sina arvad, et kas see on kuidagi kaasasündinud see pisik või see jällegi tuleneb keskkonnast? Võt enda puhul ma ei oskagi nüüd öelda, ma usun, et seal kindlasti keskkond mängib mingit oma rolli, aga kui ma nüüd enda lapsepõlve peale mõtlen, siis ettevõtlusest oli ikka asi väga kaugel. Et see, et mina selle juurde kuidagi olen jõudnud, kuigi esimest korda ma vist olen üldse kuskil tiitliga ettevõtja, mis on selline ka omamoodi naljakas endale seda öelda, sest et jah, ma seda olen, aga ma pole kunagi ennast defineerinud niimoodi suurejooneliselt, et nüüd ma olen suur ettevõtja või nüüd ma teen mingisugust asja. Aga see, et ma kogu aeg olen teinud mingisuguseid asju, on tõesti vist lapsest saadik. Ma mäletan mingil hetkel, ma lihtsalt tundsin, et mul on endale vaja mingisugust taskuraha teenida ja siis ma hakkasin sellega vaikselt tegelema kuskilt. Ma ei kujuta ette palju, ma olen elus asju teinud. Alates pinkide kokkulaskmisest kuni maasikate müümise ja siis mingisuguste enda jalgpalliklubide loomiseni ja kuhu iganes välja. Ja kui sa nüüd mainisid ka seda, et kuidas see keskkond loob, siis ma Kei juttu kuulates kuidagi kangastus silme ees, sest kui ma olin 8-aastane, siis ma siin Tartus olles on seda naljakas öelda, aga sain sellise tiitli nagu Tallinna linnalaps.
selle eest, et ma panin enda jalgpallitiimi kokku FC Kalamaja, nii et võib küll öelda, et ma olen ikkagi täiesti väiksest saadik ettevõtja. Väga lahe, väga lahe. Mul on käinud päris palju külalisi siin podcastis ja ma kuidagi olen tajunud, et need, kelle vanemad on ettevõtjad, et nemad on ka ettevõtlusega rohkem sina peal ja kuidagi näevad seda loomuliku osana. Samas ma mõtlen, minu vanemad ei olnud ettevõtjad, ma ise täna ka ei ole ettevõtja. Et kas te näete, et kuidagi see vanemate tegevus ka mõjutab? Ma kusjuures mõtlesin selle peale, kuna sa saatsid natuke neid teemasid ette, mille peale mõelda, siis ma ei ole kunagi oma emast mõelnud kui ettevõtjast. Aga kui ma nüüd hakkasin mõtlema, siis ta tegelikult palgatöö kõrvalt olude sunnil tegi kogu aeg mingit tööd. Ja kuna ta on ka loominguline inimene, siis ta tegi palju käsitöö asju ja kunsti asju ja absoluutselt sellepärast, et raha teenida, mitte ainult puhtalt lõbu pärast. Ehk siis ta tegelikult oli ettevõtja, aga nii nagu Brent ütles, et mina ka enda kohta ei ütle ettevõtja kunagi. Ja ma kuidagi seda tema tegevust ka ei näinud kunagi nii, et ta nüüd ettevõtja on mu ema. Pigem ta ikkagi minu jaoks oli palgatööline, kes tegi kõrvalt asju, et kuidagi toime tulla. Aga jah, et võib-olla see on ka osaliselt mõjutanud. Jah, ma võin täpselt sama öelda, et kui ma mõtlen näiteks oma ema peale, siis ta tegi ühte tööd, ma usun, mul on millegi pärast selline tunne, et ta vist kuskilt mingisuguseid lisaotsi tegi ka, aga kindlasti ta on ettevõtlik, sest ta näiteks renoveeris üksinda korteri ära, mis on suhteliselt hullumeelne vägitükk väikse lapse kõrvalt üksinda hakata mingisugust sellist asja pusima. Et selles mõttes kindlasti ettevõtlik inimene ja ma usun, et sealt ju mingisugune pisik võiks küll ka hakata, aga kas see nüüd just selline äriline mõtlemine on, ma ei tea. Ma hakkasin lihtsalt mõtlema praegu, et kui palgatöötajate peale mõelda, et sina ütled, et sinu ema või sinu vanemad on palgatöötajad, et mis see siis tähendab? Et mul on nagu tunne, et kõik inimesed ikka teevad midagi nagu töö kõrvalt ja millegiga tegelevad ja mõni asi võib-olla toob raha sisse ja mõni asi toob vähem või rohkem, aga et sellist puhast palgatöötajat, kes tuleb mitte midagi muud ei tee. Ja, just, et sina ju ka teed oma palgatööd, aga ilmselt teed nagu sellega seoses veel mingeid asju või ühesõnaga, et see on nagu selline hägune piir vist. Või võib-olla mõtteviis isegi. Jah, ja võib-olla mõtteviis jah, et kas... Võib-olla mingi vastutuse küsimus on, ega seal rohkem minu meelest väga ei ole. Et ikkagi töö on töö ja võib-olla lihtsalt see, et sa teed mingit oma südame asja, aga samas võib seda palgatööl ka teha, nii et eks ta ole kahe otsaga asi vist. Nii huvitav, et lisaraha teenimisest, kui ma teid kuulasin, oli pigem ikkagi see, et vajadus oli, et ma ei tea, raha oli liiga vähe, et hakkama saada. Et kas me siit võime mõelda, et kui on sellised kitsad olud, et see muudab inimese palju ettevõtlikumaks ja sa leiad rohkem viise siis, kuidas lisaraha teenida. Et ka mõtlen võib-olla oma lastele tekitada see tunne, et on, kuulge, me ei saa hakkama, ma ei tea, tahad seda asja, mine tööle või otsi mingisugune lisaraha teenimise võimalus. Jaa, absoluutselt. Ma usun küll, et see on ettevõtluse startupi maailmas kogu aeg räägiti, et mida nagu vähem sul raha on ja mida odavamaid nuudleid sa sööma hakkad, seda kiiremini sa lõpuks sinna ettevõtte loomiseni jõuad, on ju, et mingi asi peab nagu pitsitama. Ja lapsena ka ma arvan, et meie, mina ka ikkagi käisin juba gümnaasiumis ja tegelikult oli varemgi juba tööl ja ikkagi selle raha pärast. Ja kui ma nüüd oma last vaatan, siis talle ei pitsita nii palju kindlasti, kui meil omal ajal pitsitas. Ja ta nagu mingite asjade puhul ütlebki, et tal pole nagu vaja minna. Aga samas ma leidsin, et ikkagi suvel läks tööle ja tema läks siis mitte nii palju raha pärast, aga pigem nagu seltskonna ja kogemuse ja kõige muu pärast. Et jah, et raha on kindlasti üks asi, mis motiveerib, aga ma arvan, et seal kõrval motiveerib see ka, et teha kellegiga koos midagi, õppida midagi, et niisama vist öeldakse ka, et ega inimesed ei taha nagu niisama vedeleda. Et lõpuks ikka leitaks mingit tegevus, et seda nagu inimestel vaja. Ma tahaks ka loota, et see on ikkagi mingisugune natuke rohkem kui see, et vaesus sünnitab ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi, sest et see on enam-vähem sama nagu öelda, et kunstnik peabki olema vaene, et teha kunsti, et siis tuleb nagu valu tuleb välja, et ma tahaks siiski loota, et on ka mingisuguseid muid sütitavaid jõude ja lisaks sellele, et on lihtsalt kehvad tingimused või tahaks rohkem raha saada, et ma usun, et seal on kindlasti kas või puhtalt see, et kui sa tahad midagi teha, et siis sa pead olema ettevõtlik, sest et
vastasel juhul sa võib-olla ei saa seda teha. Et see on minu meelest isegi natuke suurem motivaator kui see, et mis see finantsseis siis parasjagu on või ei ole. Sest et täpselt seesama ettevõtluse näide, et võid ju süüa nuudleid küll, aga sa võid olla väga rõõmus nende nuudlitega, kui sa saad teha seda, mida sa tahad. Et võib-olla ainult vaesuses ei ole, aga mingil määral ta kindlasti on tegur. Võib-olla ka laiskus. Ja seda ju näitab see ka, et meil on väga edukaid ettevõtteid, kes ei ole sugugi vaesed täna Eestis, aga järjest alustavad uusi ettevõtteid. Et mingi asi ikkagi on see, et sa näed mingit uut probleemi või mingit uut ideed ja sul nagu tekib kohe mõte, et ma tahan proovida seda teha, et see ei ole vaesusega kuidagi seotud tegelikult. Jah, mõtlesingi laiskus on ju, et sa mõtled, et kuidas seda saaks kiiremini teha või paremini on ju, see paneb sind nagu jälle toimima ja midagi uut välja mõtlema. Aga kuidas sina alustasid ettevõtlusega, et ja selle nimetus on ju, aga neid erinevaid ettevõtteid, et kuidas need sinu ellu tulid? Tead, ma ei oskagi, ma vist kõige esimese nagu päris ettevõtted, kus ma nagu mingi OÜ või millegi tollel ajal lõin, tegin oma palgatöö kõrvalt ja ma vist tegin nagu, see oli puhastusfirma, vist umbes 2-3, väga edukas kusjuures oli, teenisin päris head raha sellega ja ma vist nägin nagu, see oli ehitusjärgne puhastus oli meie teema ja kuna mu tolleaegne elukaaslane töötas ehitusettevõttes ja siis ma nagu sealt kõrvalt nägin seda vajadust ja ma mõtlesin, et miks ma ise ei korralda neid asju, et mis seal on, et ostad paar suuremat tolmuimejat ja hakkad pihta ja nii oligi, et tegelikult, aga ma sain ka selle kogemusega sellest aru, ma tegin seda üksi. Mul olid seal abis siis need, kes käisid siis koristamas, olid enamasti olid tudengid ja väga tihti ma koristasin ise, sest tudengitel oli eelmine päev pidu olnud ja nad ei ilmunud kohale. Aga mida ma nagu õppisin sellega oli tegelikult see, et ma ei taha üksi teha või et ma ei taha ükstapuha mida teha. Et kuigi see oli nagu selline, ma nägin, et seal tegelikult rahavõimalus oli, mul läks hästi, siis esiteks olin ma üksi selles teemas ja teiseks see teema iseenesest nagu ei sütitanud mind, et kõik majad puhtaks ei ole minu jaoks selline nagu asi, mida ma hullult tahaks teha. Et seal oli nagu 2 asja, et üks oli teema ja teine üksi. Täna ma teen ka tegelikult üksi ja täna ma naudin seda, et ma teen üksi, aga mul on lihtsalt nagu teema, mis mind nii väga sütitab ja siis see ei loe või et see community tuleb nagu kuskilt mujalt. Aga jah, et see oli selline hea esimene nagu katse midagi teha. Ma kindlasti ei arvanud endast kui ettevõtjast. Ma lihtsalt arvasin, et ma ostan 2 tolmuimejat ja hakkan korraldama koristamist ehitusjärgset. Aga kui mõtleme tänase päeva peale, kui mõnel siin kuulajal või vaatajal tekib mõte, et teeks sellise koristusfirma. Sa täna näed sellel kuidagi turul seda ruumi sinna veel teha sellist firmat? Jaa, absoluutselt. Me ju hiljem kuidagi saatuse tahtel ikkagi GoWorkUp'is tegime uuesti ühe koristusfirma, mille nimi oli Virk. Me müüsime selle hiljem maha, aga absoluutselt on ja see turu ja ruumi teema, ma olen hakanud sellest hoopis nagu teistmoodi mõtlema, et siis kui me startupi maailma sattusime, siis hästi palju räägiti sellest, et kas on ruumi ja väga tihti mentorid või see tagasiside, mis oli, aga see on juba tehtud. Et kas sa oled näinud seda saiti, et vaata, et see juba tehti ära nagu või nagu ja võib-olla me ise kuidagi võtsime seda niimoodi, et võib-olla selle alatoon ei olnud üldse see, et kui see on tehtud, et siis ei ole mõtet enam teha, aga meile nagu kuidagi jäi see nagu kumama kogu aeg ja nüüd, kui ma mõtlen selle peale, mis näiteks vibe-koodimise maailmas sünnib, kus ma võin iga nädalavahetusel teha ühe uue toote ja uue ettevõtte, see käib hästi kiiresti, siis mitte keegi ei küsi, et kas see on juba tehtud või et kas keegi tegi, et kuidas ta seda tegi, vaid pigem on see küsimus nagu, et mis siin siis eristab, et kas sul on see kanal, kust kaudu seda müüa või turundada. See kogemus iseenesest seda ettevõtet või toodet ehitada on nagu nii väärt, vahet ei ole, mis sellest lõpuks saab. Et see kuidagi nagu see mindset shift on tekkinud, et see küsimus, et kas turul on ruumi küllalt, kui sa teed midagi hästi, on igal juhul ruumi. Ja kuidas sa sinna GoWorkUp'i loomise juurde sattusid või kust see tuli? See tuli täiesti juhuslikult jällegi, ei olnud üldse plaani ettevõtet teha. Sellega oli selline vahva lugu, et ma töötasin
Manpoweris, mis on personaliettevõte ja kõige suurem probleem ettevõtetel oli, et kust leida tarkvaraarendajaid. Noh, siiamaani vist tegelikult natuke on ju. Ja kuna ma olin selline innovatiivne, siis ma mõtlesin, et sa pead olema nagu seal, kus need arendajad koos kõik hängivad ja üks koht, kus nad hakkasid hängima koos, oli Garage 48. Ja ma teadsin, et seal üritustel on need helged pead kõik koos ja et ma lähen sinna värbama. Ja tollel ajal, kui ma ütlesin, et ma tahan sinna üritusele tulla, seda korraldas mu koolivend Priit Salumaa. Siis Priit ütles, et sa võid tulla küll, aga niisama ei saa siia tulla, et sa pead tulema mingi ideega, pitchi, tule, vaata, mis toimub ja siis minu pärast värba või tee, mis tahad siin. Ja siis, kuna ma mõtlesin, et mis see idee on ja meil tegelikult just kolleeg Kristjaniga oli tekkinud Baltikast tulles, Kristjan just kirjutas sellest Facebookis nii armsa postituse, et Baltika lõpetas tegevuse, aga GoWorkupit võib-olla saigi alguse Baltikast, sest Baltika oli üks Manpoweri klient ja rääkisime seal värbamisest, kui nad ütlesid, et meil on tegelikult täna õhtul või homme oleks vaja inimesi lihtsalt lattu appi, sest need kaubad lattud tulevad nagu niimoodi, et nad ei suuda seda ette tihtipeale ennustada, kuna nad jõuavad. Ja siis me mõtlesime Kristjaniga pärast autosse istudes, et võiks olla mingi äpp, et siin samas Baltika regioonis seal lähedal on ilmselt mingid tudengid, joovad veini, hea meelega tuleks appi mõned inimesed kuskilt, et oleks äpp, kus on 2 nuppu, et tule tööle ja tulen tööle. Ja siis ma läksin selle ideega garaaži. Mõtlesin, et okei, ma võtan siis selle, see on mis praegu mul nagu mõttes. Ja garaažis saime kokku nii hea pundi ja nii toredad inimesed, ja saime aru, et sellega on mõistlik jätkata, nii et me jätkasimegi, et täiesti juhuslikult alguse saanud startup. Ja täna see ju toimib kenasti ja päris suureks vist on kasvanud. Ja nad on tublid ja nad on suured ja ma arvan, et Eesti tööturul ikkagi üks suurimaid tööandjad tegelikult kokku. Kui võtta kõik need tööampsu tunnid kokku, siis täis tööajaga töötajaid oli juba 6-7 aastat tagasi Eesti mõistes suure ettevõtte jagu ja täna on kindlasti veel 10 korda rohkem. See on kindlasti üks koht, kust leida neid tööampse, kui tahad oma, igapäeva muu töö kõrvalt teha või lihtsalt mingeid erinevaid asju ka proovida, et kas mulle üldse meeldib see, et võib-olla tahad mingit muutust on ju oma ellu, aga sa ei tea täpselt, mis asi on see, mis sind köidab, et minu meelest see on väga hea võimalus seal proovimas käia siis. Jaa, absoluutselt. Nüüd ma avastan, et ma olen siin GoWorkupiti founderi rollis reklaami tegemas. Ja see üks mõte oli see, et esiteks ettevõtetel on vaja, et see töö saaks tehtud, aga teiselt poolt tegelikult nendele tööampsajatele või inimestele, kes tahavad lisaraha teenida, lisaks selle rahale me saime kohe aru, et on väga oluline pakkuda sellist kogemust, et sa saad minna 1 päevaks Omnivasse, saad 1 päevaks minna kuskile klienditeenindajaks, saad 1 päevaks minna kuskile tootmisse, et sa nagu näed, et milliseid töid üldse tehakse ja mis sulle päriselt sobib. Sest see olukord, kus sa otsid oma esimest töökohta näiteks ja siis sa pead ise otsustama ära, et ma lähen sinna, võib-olla sa saad ühel, ma ei tea, vaatluspäeval käia või midagi, aga siis sa pead kirjutama lepingu alla ja 4 kuu pärast sa võid nagu öelda, et kas sulle meeldis või ei meeldinud, et see tegelikult on ju natuke tobe. Et tegelikult sa võiksid ju enne juba teada, et mis sulle umbes sobib, aga seda ei olnud enne kui GoWorkupiti võimalik üldse teha. Et sa lähed lihtsalt 1 päevaks või paariks tunniks kuskile niimoodi tööle appi ja vaatad, et et see mulle sobib või ei sobi. Nii äge, et täpselt see võimalus tekkis on ju jälle mingist vajadusest lähtuvalt. Nii, ja kuidas sa veel sealt edasi liikunud oled? Tead, edasi liikumise lugu on ka selline, et kui ma olin umbes 7 aastat vist GoWorkupitis olnud, siis ma ise nagu tundsin, et mind see teema lihtsalt nagu tüütus ära. Et see muutus... Nagu ammendas? See ammendas, jaa. Et meil oli plaan minna Saksamaa turule ja kui ma siis mõtlesin, et järgmised 2-3 aastat ma Saksamaa turul käin täpselt sama taolistes ettevõtetes, ka jälle logistika ja klienditeenindus on need põhilised valdkonnad, et ma käin siis Saksamaal nendes ettevõtetes ja räägin täpselt sama juttu, mis ma olen viimased 7 aastat rääginud, et mis asi on tööamps ja kuidas paindlikult töötada. Siis ma mõtlesin, et ei, et ma ei taha seda enam teha ja ütlesin oma teistele founderitele ja nad said loomulikult sellest aru ja ma tegelikult tulin GoWorkupitist ära nii, et mul ei olnud mingit plaani, et ma lihtsalt mõtlesingi, et tulen ära, vaatan, mis toimub. Ainus asi, mida ma teadsin tollel ajal oli see, et mulle meeldis
või mind huvitas see teema, et kuidas inimesed töökohas õpivad, sest meie jaoks ka see Coworkabiti aeg oli ju selline, kus sa pead nagu kogu aeg õppima midagi uut, kogu aeg sa pead nagu hästi efektiivne olema oma õppimises ja see teema mind hakkas huvitama ja ma lihtsalt kirjutasin LinkedIni postituse, et mind huvitab see, kuidas inimesed töökohas õpivad ja arenevad ja et kui kellelgi on midagi jagada sellest valdkonnast, et jagage ja et vaatame, mis siis saab. No siis ma sain tegelikult päris mitu tööpakkumist ja natuke aega olin ühes startupis, natuke teises, kuni siis Helmes, mis on suur IT-ettevõte, kutsus mind töö- ja õpikogemuse disaineriks siis tervele Helmes grupile. Said õppidagi, kuidas seda teha. Ja see oli aasta peale seda, kui palju Coworkabist ära tulnud, nii et põhimõtteliselt 1 aastaga ma nagu tegin endale asju nii palju selgeks, jõudsin katsetada, et siis kutsuti mind sinna, mis oli nagu, et vau, et tasub ikkagi nagu teha neid muutusi elus, kui sa tunned, et tahaks midagi uut, küll see uus asi lõpuks sünnib. Ja siis ma olin mõned aastad seal ja nüüd on olnud vahepeal sellised paar aastat, kus ma olen tõesti katsetanud nagu kõike, et ma tegin vahepeal mööblit, siis ma vahepeal maalisin, siis ma olin loovagentuuris tööl ja see, kuidas ma vibe koodimise juurde jõudsin, on see, et umbes eelmise aasta detsembris või selle aasta jaanuaris ma äkki avastasin, et keelemudelid on jõudnud sellisele tasemele, et päriselt on võimalik lahendada probleeme tänu neile täiesti uuel moel. Et kui personalivaldkonnas oli aastaid räägitud sellest, et kuidas inimesed õpivad ja ikka, lõpuks ikka jõuad sinna, et inimesed käivad loengutel ja ma ei tea, vaatavad videosid ja hiljem proovivad meelde tuletada asju, siis äkki ma sain oot, et nüüd on võimalik näiteks see, et AI oskab väga hästi sulle luua selliseid stsenaariumeid, mis ta palub sul näiteks lahendada, oskab sulle tagasisidet anda ja sa saad põhimõtteliselt nagu enda kontekstis õppida näiteks loovamalt mõtlema, kriitilisemalt mõtlema, probleeme lahendama, mingid kõiki selliseid asju. Ehk siis see esimene asi, mida ma hakkasin tegelikult ehitama või ehitama on palju öeldud selle kohta, aga ma mõtlesin, et ehitaks sellise äpi, mis lubab siis töökohal inimestel oma nagu selles rollis ja selle ettevõtte kontekstis näiteks õppida probleeme loovamalt lahendama nii, et kui sul tekib töökohas mingisugune nagu olukord, kus sa tunned, et ma jään siin jänni, et siis sa võtad selle äpi lahti, ta annab sulle võib-olla mingid stsenaariumid, mida sa pead lahendama, sa lahendad, ta annab sulle tagasisidet sinu enda stsenaariumite põhjal ja sa nagu õpid, et okei, et siin on need variandid veel, et näiteks lähed kuskile väga tähtsale kliendi kohtumisele ja saad harjutada enne seda läbi. Et sellist asja, sul ei ole kunagi sellist võimalust olnud ja äkki AI-ga on see võimalus olemas. Et võib-olla teine see sõber suudab sulle mingid paar sellist stsenaariumit välja genereerida või läbi mängida. Või ei ole su juhil just aega või sa et ühesõnaga selline tehes õppimine, millest kõik räägivad, aga mida ei ole suudetud kunagi nagu päriselt ju teha, et sa õpid nagu mingit asja tehes kogu aeg, et see äkki on tänu AI-le täna võimalik ja ChatGPT-d saab selleks nagunii kasutada ka, aga ma mõtlesin, ma teen eraldi tööriista selle jaoks ja sellest hakkas see pihta, et ma hakkasin vibe koodimist õppima. Siis on vibe koodimine? Jaa, vibe koodimine. Mul oli lihtsalt korra selline tunne, et kas Brent tahab ka. Ei, ma kuulan huviga. Brent räägib varsti oma lugu. Brent räägib varsti oma lugu. Vaata, õnneks ma olen harjunud, ma olen ajakirjanik. Ma pean küll kuulama. Ma olen hea meelega kuulama. Ma usaldan sind moderaatorina. Ma lihtsalt ise ma olen ise nii vaimustuses sellest vibe koodimise teemast, et ma kipun sellest nii palju rääkima, et siis mulle tunne, et äkki ma räägin liiga palju. Aga podcast ongi selle jaoks, kus rääkida. Vibe koodimine on niimoodi lihtsalt seletades on see siis AI abil erinevate rakenduste, äppide, veebilehtede loomine niimoodi, et sünnib küll tarkvara, aga sa ise ei kirjuta ridagi koodi. Et sa suhtled siis põhimõtteliselt nagu peaaegu, et nagu ChatGPT-ga on ju või mingi chatiga ja selleks on erinevad tööriistad olemas ja täna mina kasutan kõige rohkem Lovably, see on kõige kasutajasõbralikum, mul on tunne, aga neid on väga palju ja neid tuleb väga palju kogu aeg juurde ka. Ja see tööriist on välja niimoodi, et sul on siis see poolakent on see chat, kus sa kirjeldad seda, mida sa tahad ehitada ja mis probleemi sa lahendad ja kes su klient on ja milline sa tahad, et see äpp välja näeks ja oleks ja mida ta teeks. Ja siis teisel pool aknas sa näed siis seda, mida ta sulle ehitab. Ehk siis sina räägid selle äpiga inglise keeles, proovisime isegi eesti keeles, saab tegelikult vist hakkama. Ja see tööriist ehitab sinu rakendust samal ajal. Ja sealt sünnib tegelikult GitHubi kood, andmebaasi
lahendused, mis on vaja, et tegelikult sul see rakendus lõpuks on täpselt selline, nagu see oleks siis, kui sa oleks palkanud endale arendaja seda tegema. Täpselt on nüüd jutumärkides selles suhtes, et kõik arendajad praegu tõuseks püsti ja hakkaksid kõva häälega karjuma, sest see kood, mis luuakse, loomulikult ei ole nii korralik, nagu üks arendaja teeb, et arendajad ütlevad selle kohta noodle code ja siis alati hoiavad peast kinni, aga see töötab. Ja vibe koodimise teel loomulikult ei hakkaks ma täna ehitama pangaäppi või meditsiinisektorisse midagi, aga selline esimene prototüüp mingisugusest tootest või teenusest või lehest või mingist asjast, mis sa tahad teha, saab väga hästi niimoodi valmis ja see päriselt töötab. Inimesed kasutavad, logivad sisse, proovivad asju, sul on, et seal on nagu võimalus hästi palju. Ja nii sa saad teada, et okei, näiteks, et see äpp on selline, kus päriselt inimesed näevadki, et see on väärtuslik ja siis sul on loomulikult mõistlik mingil hetkel võtta ka päris arendaja punti, kes vaatab su koodi üle või teeb selle ümber või teeb uuesti. LinkedInis on praegu väga popp ja trending uus roll ongi vibe koodi puhastaja. et arendajad pakuvad seda teenust, need arendajad, kes muidu öeldi, ikka puhastusteenuste juures. Jah, IT-puhastusteenust. et need muidu öeldigi, et arendajad jäävad kõik ilma tööta nüüd, aga ei ole hullu, nad saavad kohe uue töö endale. See ongi see sama muutmine, on ju, et kuidas keskkond muutub, et sa muutud sellega kaasa ja vaatad, et mis see nurk on ju. Ma tahtsin just sama küsida, et kas nüüd arendajad jäävad tööta, aga ei, nende töö ka lihtsalt muutub, et kõigi meie töö kohe varsti muutub, ma lihtsalt ütlen teile kõigile ära, et selles suhtes on väga õige aeg ennast kurssi viia selliste lahenduste ja ühesõnaga õppida AI-d kasutama rohkem kui ChatGPT-d, rohkem kui chatida, õppida seda kasutama nii, et sa saad midagi ise luua, sest järjest rohkem on ka tööpakkumisi, kuna ma olen personalivaldkonna taustaga, siis ma kogu aeg jälgin seda ja järjest rohkem on tööpakkumisi, kus on AI first ja Lovable ise on juba oskusena paljudes tööpakkumistes sees ja hakkavad järjest tulema ka sellised saidid, mis on LinkedIn, aga nagu vibe koodijatele, et LinkedIn, aga neile, kes teevad AI-ga asju, sest sealt et ühesõnaga, et see nagu et seal tekib see lõhe, oskuste lõhe praegu hakkab tekkima, sellest hästi palju räägitakse ja räägitakse sellest, et mida siis teha, et seda ei tekiks, et me aitaksime nagu ühiskonnas kõiki järgi, et ei tekiks sellist suurt lõhet, kus see on umbes nii nagu mingil hetkel tekkis see vahe, et kas inimesed, kes oskavad arvutit kasutada ja inimesed, kes ei oska ja kes ei oska, need ikkagi päriselt, neil oli väga raske ja tööturul täna, kas sa värbaksid mõne inimese, kes ütleb, et ta ei oska arvutit kasutada, ilmselt mitte. Jah, siin ma arvan, et me tuleme veel tagasi selle juurde just, et kuidas ka õppida neid, ütleme, erinevaid keelemudeleid siis kasutama ja neid programme. Vahepeal räägime brändist. Ja, räägime. ja siis tuleme tagasi selle teema juurde. Kahekesi vaatate otsa mulle, nii räägime. Et kuidas sina alustasid, jällegi see sama, et kas sa tegid esimese ettevõtte või siis need samad ettevõtlusampsud? Ma olen nüüd ampse teinud vist, nüüd enam ei ole ilmselgelt. Nüüd, kui ma midagi teen, siis ma üldiselt teen seda kuidagi enda ettevõtte alt ja seon selle kuidagi niimoodi ära, aga ma olen tõesti teinud, ma arvan, et gümnaasiumiajast kuni selle ajani, kui ma läksin ülikooli, jätsin ka 2 vaheaastat veel endale, siis ma olen tõesti neid tööampse igasugustes valdkondades teinud ka ajal, kui ma vahepeal töötasin ise kuskil restoranis, siis ma tegin ikka mingisuguseid asju kõrvalt, natukene kirjutasin sinna tänna, käisin vahepeal kuskil festivalidel baaris tööl enam-vähem, et sellised hästi ühekordseid, aga pidevalt midagi sellist ikkagi tekkis. Ja ettevõtteni kui selliseni ma tegelikult jõudsin alles kuskil 3 aastat tagasi, ma pakun siiski, ja see oli puhas jällegi olude sunnil, et ma töötasin ajakirjanikuna toona vist juba Kuku raadios, enne seda töötasin 2 aastat Rahvusringhäälingus ja siis nagu ikka ajakirjanikele, et tihtipeale tehakse pakkumisi, et tule vea meie arutelu kuskil mingisuguses kohas. Ma mäletan, et see oli arvamusfestival ja ma sain aru, et mul on vaja ettevõtet, sest et tänapäeval neid ettevõtteid, kes tahavad kedagi palgata niimoodi, et tule vea meie üritust või ma ei tea, juhi meie üritust või kas või ole DJ või ma ei tea, mida iganes sa teed, siis üldiselt eelistatakse alati seda, et sul oleks variant pakkuda arvet, sest et see on lihtsalt
nii palju lihtsam ja ettevõte ise ka ei pea tegelema maksude ja kõige muu sellisega, mis on teadupärast natuke rohkem aega nõudvam kui see, et võtta arve vastu ja maksa ära. Ja siis sellest ajast peale ma tegin selle ettevõtte ära ja siis ega ma temaga rohkem väga palju vist sellel aastal väga ei tegelenudki. Aga siis, kui mul tekkis selline endal väike ammendumine raadiotööst, siis ma otsustasin üks hetk hakatagi esialgu nii-öelda poole jalaga vabakutseliseks ja siis ma tõesti juba otsisin ise mingisuguseid tegevusi, mida teha. Siis läks natuke veel aega, siis hakkasin juba sisuliselt täiskohaga vabakutseliseks. Ehk siis vabakutselisena see tähendab seda, et ma lihtsalt pakun kõigile teenust, nagu ma ei tea, koristusfirma pakub koristust, mina lihtsalt pakun õhtu juhtimist, vestluste juhtimist, artiklite kirjutamist, mida iganes. Ehk siis see on see minu ettevõtluse moodus ja ma tegelikult isegi ütleksin, et ilma selle ettevõtetega enne seda ma mingil määral jälgisin neid samu printsiipe siis töökohtades, kus ma näiteks, mul oli õnneks selline variant, et ma sain ise mõelda mingisuguseid saateideid, minna näiteks raadio peatoimetaja juurde öelda, et mul on selline idee, äkki teeks saate. Ja siis, kui ta oli nõus, siis ma sain teha saate, ise selle välja mõelda, ise kokku panna, kontseptsiooni luua ja siis seda tegema hakata. Et selliseid ma ei tea, elu siis tahke on, ma arvan, et mu siis teekonnal olnud üsna palju ja nüüd on neid lihtsalt veel rohkem. Ja nüüd on lihtsalt küsimus, et kuidas need head mõtted kõik ära mahutada sinna ühe ettevõtte alla kuidagi. Kuule, sinu juttu kuulates ma olen ka ettevõtja ikkagi, sest ma teen ka neid podcast'e ja kõiki neid tegevusi, mida siis rahatarkuse edendamiseks vaja teha on. Ma kunagi töötasin restoranis ja see hästi naljakas sõnakõlks ja me oleme selle üle sõpradega palju nalja teinud, aga restorani juht oli siis mingisugune motivatsiooni hommik ja siis ta teatas meile kõigile suurejooneliselt, et ettevõtja on see, kes võtab ette ja teeb ära. Täpselt nii ongi minust väga hea. Põhimõtteliselt tegelikult on asi õige, lihtsalt toona selles hetkes olles tundus selline, et okei, millega me tegeleme. Aga iseenesest on loogiline. Kas sa, kui sa selle ettevõtte tegid, kas sa mõtlesid ka, et miks ma seda varem juba ei teinud? Mul vist ei olnud seda niimoodi vaja ikkagi enne seda, sest et kõik need mõtted, mis mul olid, ma suutsin kuidagi ära realiseerida mujal. Aga sel hetkel jah, ma tõesti tundsin seda, et nüüd mul on seda vaja teha ja tagantjärele mõeldes nüüd, kui ma mõtlen oma edasistele tegevustele, siis see on täiesti vältimatu. Et hea on, et ma selle ära tegin, sest et me jõuame sellest kindlasti rääkida ka, aga see ettevõtte tegemine tihtipeale esimese raksuna vaatad seda, et kuidas seda luuakse, vaatad neid pikki selgitusi, et kuidas seda siis teha, pea kukub otsast ära enam. Tegelikult see võtab enam-vähem Eesti riigis 3 minutit aega ja sul on ettevõtte olemas. Sa võid korraks rääkida ka, et ma tean, et inimestel on üks hirm on, et ettevõtte loomise juures, et kuidas seda teha. Et see tundub keeruline, sul peavad, ma ei tea, raamatupidajad olema, kõik need asjad, aga tegelikult, kui sa teed nii-öelda ühe inimese ettevõtte, siis see ei ole nii keeruline. Ei ole, raamatupidajad ka tegelikult ei ole vaja. Minul tekkis ka raamatupidaja vist, kui ma olin vähem üle 2 aasta vist tegelenud selle asjaga. Ja ma nüüd ei mäleta peast muidugi, mis lehekülg see on, mis iganes eesti.ee või kuskilt on ettevõtte loomine. Ma alles tegin selle kusjuures, ütleme, natuke vähem kui aasta aega tagasi ka läbi. See on meil paari hea tuttavaga niimoodi seisev ettevõte praegu, mis ootab oma sellist suurt tegemist. Me küll lõime ta idee pärast, aga see idee on praegu toppama jäänud. Aga see võttis konkreetselt aega. Ma mäletan, me istusime fotograafis ka kohvikus Tallinnas, mõtlesime, et äkki peaks selle asja jaoks nüüd ühe ettevõttega tegema. Mina lõin selle, kõik andsid mulle 75 €. Läks umbes 5 minutit, ütlesin, ettevõtte on tehtud. Kõige kauem võttis vist nime mõtlemine. Nime, jaa, just. See läks umbes 10. Go-workabit on ka registreeritud Vinoteegis. No vot, jah, see üldiselt nii käib, et kuskilt ikkagi kas kohvi või veini laua taga need head ideed kõigepealt tuleb domeen registreerida, see on üks asi, mida pidudel tehakse ja teine on ettevõte. Ja see tõesti käib väga kiiresti. Pakun tõesti 3, 4, 5 minutit maksimum. Et lihtsalt see tundub palju keerulisem, kui see tegelikult on. Ja kui see ettevõtte juba ja ma ei tea, võtta kas või tuttav, kes on selle teekonna läbi käinud, siis see
no käib suurepäraselt, lihtsalt vajuta nuppe ja on tehtud. 250 € peab olema. Noh, siis võtad sõbrad kampu on ju, kui endal just seda raha olemas pole. Aga kas oli ka keeruline minna üle sellisest palgatööst siis vabakutseliseks? Et just ma mõtlen ka raha mõttes on ju, et kui sa käid palgatööl, sa tead, et iga kuu sulle laekub teatud summa, aga noh, kui sa ise võtad ette, teed erinevaid tegevusi, et kuidas see raha laekub, kui tihti, kuidas sellega hakkama saada? Ta kindlasti nõuab mingisugust sellist ütleme, väikest eneseületust. Ma küll läksin sinna samm-sammuliselt, et kõigepealt ma olin nii-öelda osakoormusega vabakutseline, ehk siis pool palka tuli kuskilt päriselt ja siis pool palka oli selline lisaampsudena kuskilt. Nüüd on selles mõttes, jah, ma olen kuskil aasta aega tegelenud 100% vabakutselisena, aga ma jällegi ütlen, et kõik, kes on vabakutselised, no mitte kõik, aga suurem osa neist siiski omavad mingisugust stabiilset sissetulekut. Minul on selle jaoks, ma teen Levilasse iga nädal uudiskirja, mis on minu jaoks väga konkreetne igakuine sissetulek. Ma teen edasi ajakirja iga nädal ühte intervjuud ja noh, ma võin ka öelda, et püsiv sissetulek on ka juba see, et ma arvan, et mu elus ei ole enam ühtegi kuud, kui ma just ei ütle neist ise lahti, siis et ma ei tee vähemalt paari õhtujuhtimist või ürituse juhtimist ja DJ setti või mis iganes, kuigi ma ennast suureks DJ-ks ei pea, aga ütleme siis, et inimeseks, kes mängib lugusid, mida inimesed teavad ja siis selle eest ollakse nõus maksma. Nii naljakas kui see ka ei ole, aga nii-öelda täitsime niši siis turu au ära. Aga kuna need sellised teemad on kogu aeg kalendri sees ja ma näen, et need on tõesti pool aastat juba ees, siis selles mõttes ma ei karda ka seda, et nüüd järsku isegi kui mind, ma ei tea, öeldakse nii sealt Levilas kui ka edasist ja kuskilt veel, et ei, aitäh, enam ei soovi, et siis ma selle poole aastaga ei leia endale mitte midagi tegemist, et ma usun, et leian ja elu on näidanud, et pigem jääb ajast puudu, et tuleb mingisugused ideid juurde ja siis mõtled, et pagan tahaks seda ka teha. Alles mõtlesin, et tahaks ühte kohvikut luua. Et Tallinnas, kus ma jagan praegu 2 linna vahelt oma elu, Tallinnas Kassisaba asumis elan, seal on 4 aastat minu silme läbi pole olnud mitte ühtegi kohvikut, baari ega mitte ühtegi nagu muud asutust. Ja siis on juba pikalt olnud see tunne, et pagan, ma vaatan, seal ühes kohas on lihtsalt tühi rendipind. Võiks ju midagi teha, aga aega ei ole. Nii et, ma tean vist seda kohta. Nii et pigem on nii, et karta ei tasu. Registreerime selle ettevõtte ära või? No registreerime, palun väga. Ma hea meelega teeksin. Aga pigem on jah, see näitab seda, et nüüd tööpuudust tuleks või et midagi teha ei oleks, et seda kartust küll ei peaks olema. Et kui endal vähegi ideid on, siis ma soovitan kindlasti seda teed valida. Kui ma sind kuulan, mulle tundub, et sul just vastupidi tekib see kindlus, et kui üks tööots nagu ära kaob, et siis ma tean, et ma saan hakkama, ma suudan teha mingit teist, ma suudan genereerida mingit rahavoogu ikkagi. Jah, see on mõnes mõttes, ma ütleks isegi, et selline sundseisu panek ka, et kui sa juba oled sellises olukorras, et pead ise mõtlema välja asjad, kuidas raha teenida, siis need mõtted hakkavad tulema, et kuigi võib öelda, et kui väga keeruline seis on, siis jookseb aju kokku ka, aga selline positiivne stress, ma arvan, et on ajule pigem hea stiimul. Ehk siis praegusel hetkel on kõik need töölõigud, mida ma teen, on mu enda välja mõeldud. Ka see, et mida ma teen seal Levilas või edasis, need on mu enda välja mõeldud rubriigid või siis Levila puhul uudiskiri, mida ma teen seal ja täpselt samamoodi on, et ma ei tea, kas või see, et me sõbranna Heleri Alliga ja tegelikult ma ka üksi teeme neid DJ-sette ja mingisuguseid üritusi, aga need on ka ju kõik enda kuskilt ajust välja supsanud mingil hetkel, et ju siis ikkagi mingisugune kindlus on, et küll tuleb midagi muud, kui üks asi otsa saab. Loodus tühja kohta ei salli. Ja ma saan aru, et see muusika asi on sulle tegelikult kogu aeg meeldinud. Ta on kogu aeg meeldinud jah, aga mingi hetk oli lihtsalt see, et see professionaalne muusika kuulamine, mida ma tõesti tegin väga palju ja mida ma arvan, et ma nüüd teen isegi vähem, muutus selleks, et ma ka teistele mängin muusikat. Ja vahe on lihtsalt nüüd selles, et see muusika, mida ma teistele mängin, ei ole see, mida ma ise kodus kuulan. Et see on selline üritustel mängimisest saab juba heas mõttes doosi kätte, et siis kodus saab muud kuulata.
aga okei, mis sina arvad sellest nii-öelda palgatöö versus siis ettevõtja, et kuidas, mis etappe sina seal läbinud oled või noh, need samad mõtted, et kas ma saan hakkama või vastupidi just, et mul on nii palju vabadust, et kui ma ise tegelen oma ettevõtlusega? Brendi kuulates ma just mõtlesin selle peale, et see, mis ma sinu jutust kuulen, on tõesti nii, et kui sa juba midagi oled teinud, siis järjest rohkem sa hakkad nagu aru saama, et et ma olen nagu võimeline seda tegema. Et nii nagu sa ütled, et vaevalt, et sa nagu hätta jääd. Ja see ei ole see, et mis see parasjagu on, mis sa teed või mis see ettevõte on, mis sa teed, vaid tekib selline tunne, et küll ma näen ära need võimalused või need probleemid, mida tuleb lahendada ja küll ma nagu leian viisi ja ma saan sellega hakkama. Sest kui sa ühe korra selle nagu läbi teinud, siis tekibki see, et okei, et näed, ma sain hakkama. Ja sinna vahele saab kõvasti ka neid olukordi, kus ei saa hakkama. Ja siis neid tuleb kogu aeg. See on ka okei. Jah, aga lihtsalt see enesekindlus nagu hakkab tõusma ja see on hea asi, sest siis tekibki see tunne, et küll ma leian selle järgmise asja. Ja mina nagu kogu aeg mõtlen seda, et palgatööle saab alati tagasi minna. Ja saab minna ka tänu sellele, et sa siis, kui sa oled vahepeal teinud midagi asjalikku ja õppinud ja arenenud, siis loomulikult tööturul on alati ettevõtteid, kes sind tegelikult tahavad. Et pigem nagu kogemus näitabki seda, et kui sa teed ise vabakutselisena näiteks mingeid asju, siis jääb teistele silma, siis sa pigem hakkad saama neid tööpakkumisi ju, et palgatööle tagasi minna ja siis pead hakkama neid ära ütlema, kui ei taha minna. Aga jah, et ma arvan, et ettevõtluse nagu katsetamises tekib see enesekindlus, et ma saan tegelikult hakkama. Aga ma arvan ka, et see palgatöö ja ettevõtluse vahe, et mina üldse nagu kuidagi ei halvastu palgatööd, et ma üldse ei välista, et ma lähen tagasi kunagi jälle midagi tegema, et see oleneb täiesti sellest töö sisust. Ja mul on tunne enda kogemuse pealt, et mul ongi perioode olnud, kus näiteks peale GoWorkupiti vahepeal oli näiteks selline olukord, kus me veel endale väga palju loomulikult palka ei saanud ka maksta ja me olime nii läbi põlenud, kõik olime. Ja mul tegi ikkagi olukord, et ma ilma rahata hakkama ei saanud ja siis ma pidin minema palgatööle ja ma tookord ausalt läksin selle mõttega ära, et never again. Ma kustutasin oma Facebooki igalt poolt feedist kõik startupi uudised ära. Päriselt, ma olin nii kõrini sellest kõigest ja sain Playtechi tööle, läksin oma erialale sinna tööle personali spetsialistiks ja see oli kõik väga tore, et Playtech oli väga tore töökoht. Ja siis kuidagi nagu mingi aeg oled palgatööl selle mõttega just, et kuigi ma loomulikult tegin seal ka endast parima, siis seal on ikkagi see, et kui sa kell 5 tuled ära või 6, siis sa rohkem ei mõtle selle peale, et sa päriselt ei pea mõtlema selle peale, et kuidas Playtechil läheb. Et neil läheb päris hästi niigi on ju, ja siis mingil hetkel jälle mul tekkis see tunne, et ma tahan midagi rohkemat teha ja siis tekkis olukord, kus ma sain ka Workupiti tegelikult tagasi minna. Aga et selline natuke nagu minu kogemus nagu näitab, et see käib nagu lainetena, et mingi hetk tundub nagu, et ma ei tea, kui on mingid muid asju näiteks elus, ma ei tea, väiksed lapsed või whatever on ju, et võib-olla siis on nagu mõnus palgatööl käia. Et kus see fookus nagu on. Jah, et kus see fookus parasjagu on, sest ettevõtlus alati ikkagi tekitab selle olukorra, kus sa isegi kui sa nagu proovid kuidagi balansseerida, et ma ei tee ju 24/7 tööd, siis ma ju mõtlen selle peale kogu aeg. Ma lähen õhtul magama, ma saan aru, et ära mõtle rohkem nende asjade peale, aga ma mõtlen välja featuure, mõtlen, mis bugid tulevad ära. Et ühesõnaga, et see, et kui sa oled selle ettevõtluse sees, siis see on võimatu, et sa nagu päriselt oma aju sellest puhkad või ma ei tea, inimesed, mina ei oska, ma ei ole selle mediteerimisega hakkama saanud, nii et ma aju täiesti välja suudaks lülitada. Et siis võib-olla on nagu hea, et minna palgatööle, et siis mõtled nagu 9-5 on palju lihtsam ikkagi. Et jah, et seda võib nagu vahetada vahepeal. See on selles mõttes hea, et sa teed selle välja, et täpselt kas siis ettevõtjana, vabakutseline, mis iganes selle kohta öelda, et seal on ju see asi, et ettevõtjana või vabakutselisena või mis iganes sa lihtsalt puutud rohkemate inimestega kokku. Rohkem inimesi näevad, mida sa teed ja selle pealt oskavad ka sinu poole võib-olla pöörduda, et kuule, tule meile tööle. Et kui mingil hetkel see vahetus tahta teha, siis tõenäosus, et neid pakkumisi on natuke suurem kui see, et mingisugusel konkreetsel ametipostil olla väga pikalt olnud, sest et lihtsalt inimesed ei tea tihtipeale, kes sa oled või et mida sa teinud oled. Ehk siis mida rohkemate inimestega sa kokku puutud, inimesed teavad lihtsalt, mida sa teed ja seda lihtsam on seda teha. Ja kui veel nähakse, et inimene on loonud ettevõtte ja ma ei tea, GoWorkupiti, siis ma
suure tõenäosusega ma arvan küll, et kui keegi otsib tööturult inimest, näeb, et Kei kandideerib ja sinna on kirjutatud juurde, et GoWorkabiti asutaja, siis see tööandja väga palju ei mõtle, et keda tööle võtta, vaid ta võtab Kei. Muidugi. Ma niimoodi sinna loovagentuuri läksingi. Reklaamiminutitele. Väga hea. Ma arvan ka see palgatöö ja palgatöö vahel on vahe, on ju, et ma olen ise samamoodi mõelnud, et vahel tahaks olla kassapidaja, näiteks, et tõesti, et sa paned selle kassa kinni ja lähed ära koju, et endal samamoodi, et õhtul ikkagi mõtled edasi ja öösel ka ärkad vahel üles, on ju. Et ma arvan, see on ka see inimtüüp, et kes nagu muretseb rohkem või kuidagi tahab endast maksimumi anda, et sellel ikkagi see aju töötab. Sa tõid juba väga hästi välja selle, et need eksimused, ja ma arvan, et ka läbi eksimuste sul tekib see kindlus, et ma proovin katsetan, ei tule välja, et ei tule, teen järgmise asja, on ju. Et võib-olla rääkige mõlemad natukene sellistest nendest keerulistest hetkedest või sa juba ühe tõid välja, et tõesti, et sul mingi hetk on lihtsalt nii läbi põlend või see, et sa paned raha näiteks sisse ja lõpuks on see raha otsas, aga sul on vaja ikkagi süüa osta, on ju, et jah, idee võib üli hea olla, aga vahel need rahavood kuidagi liiguvad teises suunas, on ju. Et ma ei tea, jagage neid kogemusi ka. Mul on selles mõttes, need skaalad on kindlasti tunduvalt väiksemad, aga neid selliseid kas või ürituste sarju või ideid, mis on justkui alguse leidnud ja võib-olla on ka paar üritust ära olnud, aga siis on näha, et ei lähe käima, et idee võib hea olla ja kõigile, justkui kellele sa räägid, kõigile ka tundub, et väga hea idee ja sellele juurde, kelle juurde sa lähed, mõtleb ka, et väga hea. Aga kui ikka inimesi saali ei tule, siis ei ole midagi teha, siis asi ei tööta. Et mingisuguseid selliseid asju kindlasti on, ma ei ütlenud, et ma kunagi oleksin pidanud väga palju oma rahaga riskima, seda õnneks ei ole olnud, aga küllap mingil määral ikka. Seda aega pannud sinna, mis on jällegi teistpidi raha, on ju. Seda kindlasti, et ajaga riskimine on suhteliselt alati on mingis mõttes sees ja alati ei pea ka tegema asju selle nimel, et muidugi raha teenida. Aga jah, need on kindlasti olnud, et kus mõtled, et kui hea idee ja siis piltlikult öeldes üritad läbi seina minna, aga lõpuks ei tule mitte midagi välja. Ja seda ei ole juhtunud ühe korra, ma arvan, et mingisuguseid selliseid täpselt ürituste või mis iganes sarnase formaadi asju on, ma arvan, julgelt mul peaaegu ma arvan, et enam-vähem juba 2 käega sõrmedel. 1 käe sõrmed saavad kindlasti täis. Ja see on täiesti normaalne, sest et kui ma ei proovi, siis esiteks ma ei saa teada ja teiseks isegi kui ma proovin, siis ma saan tõenäoliselt sealt mingi õppetunni, võib-olla mingisuguse tuttava, kellega ma saan järgmist asja teha ja nii edasi ja nii edasi. Et seda selles mõttes jah, sellel hetkel, kui need asjad juhtuvad, see on selline must masendus korraks, aga üldiselt ikkagi tagantjärele tarkus on see, et tore, et oli. Aga kuidas sa tuled nendest rasketest hetkedest välja? Et tekib juba kogemus, on ju, et ma tean, et see läheb üle, on ju, aga ma ei tea, mõtle korra nende hetkede peale, et... Eks ta ikka ole aeg, et lihtsalt asjad settivad ja alguses võib-olla ongi mingisugune väike frustratsioon ka, et pagan, et jälle läks mingisugune aeg läks kuhugi raisku, aga nagu sa alguses ütlesid ka, et liikumise entusiast, siis mulle meeldib liikuda. Ja siis sageli näiteks tulevad jooksurajal kõige paremad lahendused või siis kui on ikka pea täitsa puntras, siis see on vahepeal täiesti uskumatu, kuidas istud diivanil või kus iganes ja pea on ikka täiesti koos ja lihtsalt jooksed vastu seina ja siis teed oma väikese ringi ära. Isegi mitte võib-olla alati kõige väiksema, aga ütleme seal juba kui sa oled 15-20 minutit jooksnud, siis järsku hakkavad lahendused tulema. Ja see on, ma tean, paljude inimeste jaoks kõlab niimoodi, et see on mingisugune loll jutt ja sellist asja pole olemas, aga minu puhul see töötab. Et kõigil on omad lahendused ja minule see sageli on olnud liikumine. Ja selle liikumisega ma tunnen ka seda, et kui on need keerulisemad hetked või momendid, siis tänu sellele, et ma liigun, ma vähemalt jään ka magama. Sest muidu oleks väga lihtne õhtul hakata ketrama kõike seda veel 8 korda läbi ja üle ja nii edasi. Nii et ma võin öelda, et ma olen ikkagi suhteliselt tervelt välja tulnud senimaani. Sest see liikumine kõnetab mind ka, mulle väga just meeldib see kõndimine või siis jooksmine, sõltubki, kus võib-olla mis hetk on.
et kuidagi see liikumine ja märkamine, siis sa saad kuidagi enda seest välja jooksmisel just see hingamine, et seda pinget nagu vabastab, et väga. Ja üks asi veel sellega seoses on lihtsalt see, et asi, miks ma võib-olla ei saa ka öelda, et ma saaksin jagada mingisuguseid liiga suuri läbielamisi või mis iganes, lihtsalt ma ei ole õigustatud seda ütlema, sest mul ei ole midagi sellist nagu suurt olnud, aga ma ise tunnen seda, et suurt osa siin mängibki see, et mu väärtusahelad on võib-olla natuke selles mõttes teistpidi, et ma olen alati mõelnud ühena esimestest just seda, et vahet ei ole, et kui palju ma tööd teen, ma võin teha tööd palju, aga et seal oleks prioritiseeritud pere, liikumine, sõbrad ja siis kõik muu. Ülejäänud aja ma võin kõik teha tööd, peas, et ma nagu saan normaalsed unetunnid ka kätte, aga kui ma need suudan enda jaoks ära defineerida ja ütleme päeva või nädalasse need planeeritud või mõeldud liikumised ära teha ja see, et ma saan olla elukaaslasega koos ja sõpradega koos, siis see juba aitabki, et kui ma sellest piirist üle lähen, siis ma tean, et läheb asi lappe, aga ma millegi pärast ei taha seda väga lasta. Ühesõnaga selline balanss, aga kuidas sa seda teed? Kas sa teedki, sa juba natuke ütlesid ka, et paned kalendrisse kuidagi kirja? Ma ei pane kalendrisse isegi, mul on see juba nii kuidagi sisse harjunud, et see on kuidagi, kas või see liikumine, see on lihtsalt, ma arvan, sealt samast ajast, kui ma selle linnalapse tiitli sain seal 8-aastasena, et enam-vähem sellest ajast saadik ma olen selle kuidagi endale lihtsalt sisse harjutanud ja mul on selles mõttes on keeruline soovitusi anda, et kuidas endale rutiini tekitada, kui see mul on enda lihtsalt kuidagi rutiin juba sees, aga tänu sellele ma usun, et ma olen enda jaoks nii mõnegi krahhi kuidagi ära suutnud vältida ja mis puudutab pere ja sõpru, siis see on juba lihtsalt selline elementaarne vajadus lihtsalt, et kui ma tunnen, et ma jätan kuidagi mingisuguse tähelepanu pööramata või ise ka ei saa vastu seda, et ma olen koos nende inimestega, kellega ma tahan olla, siis mulle võib töö küll meeletult rõõmu pakkuda ja hästi tore on juhtida üritusi ja kõike muud sellist, mis mulle tõesti pakubki väga palju, aga kui see tagatuba ei ole korras, siis ei ole siis ei ole seda väärt lõpuks. See on nagu see vundament, mis tõenäoliselt on sulle juba lapsest saati kuidagi kaasa antud. Vot jah, ma ilmselt küll, ma ei ole seda kuidagi niimoodi mõtestanud, ega siin ka lihtsalt räägin seda, mida ma olen oma peas mõelnud, aga ega ma ei mõtesta seda igapäevaselt, et nii, kuidas ma siis nüüd seda päeva ja elukest elan. Aga kuidagi see on niimoodi läinud õnneks. No nii, Kei, kuidas sinul need kogemused siis ebaõnnestumistega? Seda on nii tore kuulda, et Brent on nii nagu et sul ongi nagu see tasakaal ja sa saad sellest aru minu ja selle ütlen vahele, et vahepeal ikka lappab ka. No ja. Et mina küll, kui workup'itis see läbipõlemise asi, siis ma sain täiesti aru, et me ei teinud mitte midagi muud kui tööd. Või selle kohta nagu ei tahtnud töö ka öelda, sest meile kohutavalt meeldis see, aga ma olin igal kuskil perekonna mingil viibimisel, ma ainult mõtlesin selle peale, kui saaks minema siit ja arvuti saaks lahti teha. Et ja trennid ja kõik asjad ma jätsin ära, sest raha polnud, aega polnud midagi, ühesõnaga, et tegelikult ei tohi nii teha. Et see on tegelikult oluline see ja liikumine, mina ka tunnen, et kui ma lähen välja kõnnin ühe tiiru, siis mul tuleb nagu kohe, ma saan nagu aru asjadest palju paremini kui lihtsalt nagu arvuti taga istudes. Läbi kukkumistest üks asi, mida ma lihtsalt nagu hiljuti mõelnud või aru saanud on see, et tiimiga on ikkagi palju lihtsam seda teha kui üksi. Et co-workup'ide ajal meil oli seal, meil oli väga raskeid aegu ja me tegime täiesti lolle asju. Ja mis tollel ajal võib-olla aitas, mul tuleb üks juhtum meelde, kus meil oli raha, oli enam-vähem kõik oli otsas. Mõtlesime, et 6 aega veel enam ei jäänud. Ja tegelikult olid esimesed tööampsad, kõik käisid juba tööl ja kõik oli hästi, aga ei kasvanud nagu see, ei olnud niimoodi, et maksaks palka endale või midagi. Ja siis me läksime Londonis, olime ühel Seedcampi üritusel ja meil tuli geniaalne mõte sinna minnes, et me teeme pivoti ja me hakkame tegema, meil nimi oli välja mõeldud, et see saab olema Skills of Republic ja me hakkame freelancereid vahendama.
ja siis, kui me läksime sinna Londonisse ja rääkisime seal mingitele mentoritele, kes meil olid, et meil tuli selline geniaalne mõte ja kui enamus tegelikult neid ei huvita, mis sa teed ja lihtsalt loogutavad hea mõte, aga üks küsis meilt, et aga et kas teil tegelikult on need kliendid seal olemas ja inimesed käivad tööl ja teil on nagu tegelikult, et see on nagu valideeritud, et see töötab, on ju, et inimesed tahavad tööle minna ja just neid lihtsaid töid teha ja ettevõtetel on vaja, et miks te seda pivotit nagu plaanite. Ja siis me kõik lihtsalt seisime seal, keegi ei osanud midagi öelda. Tulime tagasi, tegime ka workupit edasi ja läkski väga hästi. Et võib-olla see õppetund oli see, et tasub rääkida, tasub oma ideedest rääkida ja nagu inimesi enda ümber hoida, sest üksinda kuskil midagi tehes sa võidki nagu täiesti tunnel nägemine tekib ja sa ei saa enam ise üldse aru, mis on nagu mõistlik mõte ja mis ei ole. Ja nüüd, kui ma teen üksi, siis ma saangi sellest aru, et see nii ongi, et võibki tekkida ja tekibki ilmselt, et seda nüüd ma nagu teadlikult hakkan nagu rohkem kuidagi nagu mingites communitytes nagu olema ja inimestega suhtlema. Et need esimesed kuud, kus ma alles õppisin vibe-koodimist ja tegin erinevaid tooteid, ma arvan, et ma olen umbes 10 teinud, mis ei jõudnud mitte kuskile, siis ja ma ei tahtnud nagu kellegagi rääkida, ma tahtsin kohe ehitama hakata, mis on ka nagu hästi vibe-koodijatele omane, et enne ehitame, pärast mõtleme. Et siis tegelikult tuleb nagu rohkem suhelda ja selle aja jooksul nüüd, kui üksi olime, et vaata co-workupitis me saime vähemalt kokku, me läksime kuskile baari, me seal nutsime, halasime ja elu läks edasi, siis nüüd, kui ma olen üksi nagu teen seda asja, mul on küll pere, kes on väga toetav ja nendega saan ikka rääkida, aga seda ettevõtet sa justkui teed üksi, siis mul on olnud ikka päris palju selliseid hetki, kus ma nagu mõtlen, et niimoodi, et nutt on korgus ja ma mõtlen, et mida ma teen ja mida ma tegelikult peaks tegema, et keegi tuleks ja ütleks mulle, ei tee seda, et sa oled nagu üksi ja sa ei saa aru, mis sa tegema pead. Et see on ülikeeruline. Siis nutad üksi? Ikka muidugi nutad üksi. Ma olen mitu korda vist nutnud selle aja jooksul lihtsalt sellepärast, et lihtsalt nii raske on. ja siis ma saan aru küll, et eks see läheb üle ja nii nagu Brent ütles, et lõpuks läheb see nagu nii üle, et sa jõuad nagu nii sinna kohta ja nüüd ma tean oma kogemusest, et kui on mingid rasked ajad, sa jõuad sinna kohta, kus sa saad aru, et kõik see aeg läks asja ette või et see, mis ma tookord tegin, oli vastik ja raske, ma mõtlesin, et mille jaoks, aga nüüd ma saan aru, mille jaoks ma seda tegin. Et täna ka, et ma aasta alguses hakkasin vibe koodima, umbes suve keskel oli mul see hetk, kus ma nagu tundsin, et mida ma teen, nagu et ma ei jõua, et mul võtab see nii kaua aega, et jõuda sinnani, kus mul on mõnel tootel mõni klient ja veel sinnani, et keegi üldse maksaks selle eest. Ma mõtlesin, et ma ei tea, mida ma teen, aga samas ma ei tahtnud mitte midagi muud teha. ja siis täna on selline olukord, kus mulle makstakse selle eest, et ma räägin vibe koodimisest, inimesed nagu ettevõtted tahavad, et ma iga paari nädala tagant teeks nendega kõne, räägiks, mis vibe koodimise maailmas toimub, sest nad tahavad oma ettevõtte tarkvara hakata ümber ehitama ja neil ei ole aega 8 kuud õppida, nad tahavad, et ma kiiremini neid asjadega kurssi kogemusi jagaks. Mul on päris palju pakkumisi erinevatel üritustel ja mingeid vahvaid asju, et nüüd ma äkki saan aru, et kõik see 8 kuud, mis ma õppisin seda vibe koodimist ja ise arvasin, et see on nagu maha visatud aeg, sest mul ei ole mitte midagi näidata. Et ma nagu alati, kui kuskil küsiti, et mis sina siis teed või millega tegeled, siis mul on nagu piinlik, et ma ei oskagi öelda, ma ei tegelegi midagi, et ma küll kogu aeg teen midagi, aga mul ei ole mitte midagi näidata. Ja siis äkki nüüd ma saan aru, et see aeg, et see, mis mul täna näidata on see 8 kuud kogemust ja see maksab väga palju. Need tulevad inimesed ka juurde, sest ma tunnen ise ka selles osas seda mingisugust paralleeli, et eks ma ka pusin suhteliselt palju üksinda, aga tänu sellele, et mul on partnerid, kellega ma suhtlen, ma ei tea, toimetajad või need inimesed, kellega ma mõtlen teemasid välja või mingi ürituste, ma ei tea, korraldajad, kellega ma lihtsalt arutan läbi, siis see aitab hullult palju. Sest et sellel hetkel, kui sa oled üksinda ja siis pead pusima neid mingisuguseid ideid lahti ja siis mõtlema, et mis on äge või mis ei ole, siis see on täpselt selline, et tule eile meile, mis mõtted need nüüd on. Ja siis, kui keegi neid kuidagi ei peegelda, siis ongi selline, lihtsalt jooksed peaga natuke vastu seina. Ma lihtsalt vastukaaluks eelmisele jutule ka, ma just käisin sõpradega Vilniuses ja täpselt sellel hetkel ma tundsin ka seda, et oli mingisugune asi, millega ma olin tööalaselt olin jumala üksi. Ja siis ma olin ikkagi otsustanud, et selle aja ma pean olema sõpradega seal, ma küll teen mingid tööasjad ära ja nii edasi. Ja siis ühel õhtul oli küll see, et ma pidin mingisuguse asja ära tegema.
ja mul tõesti oli nagu pea nii koos, et no miks ma teen seda praegu, miks ma olen siin, ma tulin siia sõpradega ja siis lõpuks, kui ma sealt toast välja sain ja õue sain, siis oli kõik väga hästi ja kõik väga tore. Aga täpselt see mingisugune hetk, kus sa pead tegema üksi kuskil mingit asja teades, et pagan, ma olen siin sõpradega, siis need on mingisugused sellised olukorrad, kus sa tegelikult mõtled, et no on seda nüüd vaja. Aga siis see pingutus, see pingutus on ju. Ma olen hästi nõus, sest mina ka hindan oma töö juures just seda, et ma saan peegeldada, ma saan küsida, seal on oma eriala spetsialistid, kes kohe teavad seda valdkonda, et ma tõesti ei pea ise seal otsima, ma ei tea tunde või siis päevi seda vastust. Et see on minu meelest suur väärtus. Aga kas vibe koodimise puhul need teised koodijad, kas sealt nagu, kas see pigem on see, et ma ei taha nagu jagada seda või miks need omavahel, miks te ei saa niimoodi põrgatada? Saame ikka, neid community'd on päris palju, Lovable'i enda sisse üks ja tööriist on ju, nendel on community Discordis ja seal nad just on väga uhked, et seal on nüüd 100 000 inimest on sellega liitunud. Aga mis lihtsalt juhtub nendes community'des, et seal on nii palju müra, et see nagu 100 000 inimesega siiski ei taha nagu korraga suhelda. Aga mis on võib-olla vibe koodimisele lihtsalt nagu omane on see, et ja mida ma täna nagu saan aru, ma just osalesin ühel hackathonil, mille see sama Lovable põhimõtteliselt siis korraldas ja see oli naistele mõeldud hackathon, kuhu valiti siis 3200 ja ma sain sinna 200 sisse ja laupäeval loodatavasti kuulutatakse välja, et ma olen üks võitjatest. Ütlen selle lihtsalt ära, et see oleks öeldud, on ju. Manifesteerimine. Miks mitte? Siis seal oli niimoodi, et seal oli see community nagu loodudki selle jaoks, et kui te jääda, siis küsige. Aga seal oli samamoodi Discordi kanal, kus oli 200 inimest. Ja siis ma lihtsalt sain äkki aru, et see community on küll selle jaoks, et sa nagu ei tunneks ennast üksi, see on väga hea ja see on nagu omal kohal. Aga seda, et küsida mingid asju, et kuidas see vibe koodimine käib, selleks on AI. Palju lihtsam, palju kiirem, palju täpsem ilmselt. Et selle asemel, et ma vaatasin ka, et seal nagu juhendati neid algajaid vibe-code'ijaid, et tulge siia community'sse küsima ja siis nad seal küsisid, et kuidas seda supabase, seda andmebaasis, et ma ei leia seda urli kohta ja siis on seal tükk aega vaikus ja kõik teevad oma asju ja siis palun, abi ja siis ma mõtlen, et kui sa võtta ChatGPT lahti, et sul on nagu esimese tekstiga kohe see vastus ju käes. Et vist see vibe koodimise olemus iseenesest on selline, et see nagu tegelikult suhtled hästi palju AI-ga oma nagu tööalaselt, nagu et saada mingid asjad edasi. Ja siis see community'l on tegelikult selline teine roll, et seal ongi see, et näidatakse, et mis ma olen ehitanud ja küsitakse tagasisidet ja selliseid asju ikka tehakse. Aga nii nagu räägitakse, et AI-st saab su sõber, et siis mul on mitu sõpra juba. Et minu kolleegid ongi Manus AI, ChatGPT-d vähem isegi kasutan ja siis GenSpark, et nemad on mu kolleegid ja sõbrad. Ja see on nii vahva, kuidas et viimane kord, kui ma rääkisin mingist featuuri ideest, siis Manus AI ütles mulle selle peale, et see on geniaalne idee, mul tulid praegu külmavärinad peale, kui ma mõtlen selle peale. Ma ütlesin, et kas ma küsin ta käest, et kuidas see välja näeb või ei küsi, ma ei hakanud. Kusjuures ma olen ka seda tähele pannud, et ma erinevates küsimustes pöördun ChatGPT poole erinevat moodi, et vahepeal kirjutan no tšau, et anna mulle mingid paar soovitust selle asja kohta ja siis vahepeal väga ametlikult. Nii, palun mulle nüüd need asjad, palun täpselt selles asjas ja panen lugupeetud ka pärast või head ja need asja otsa. Nii et selles mõttes iga teema kohta on erinev sõber olemas. Ja nad vastavad ju ka kohe erinevalt, täpselt nii nagu sina pöördud, nii pöördud nemad ka. Aga see on väga hea teema jätk, et kuidas te näete siis, et kus me oleme liikumas AI-ga, et kui palju te ise kasutate, juba igapäevaelus on ju, ja ka nendele vaatajatele, kuulajatele, et mis need põhiasjad on, millega peaks ennast ikkagi kursis hoidma, et sa ütlesid ka väga hästi, et sa jääd maha lihtsalt, et sul neid võimalusi on palju vähem ja ma arvan ka täna, et ChatGPT võta või mis iganes AI ei võta su tööd ära, aga sa pead õppima seda kasutama ja see lihtsalt võib-olla see töö olemus muutub. Ma soovitaks vist alustada sellest, et kui sul on mingi probleem, ma ei tea, et sul on liiga palju Exceleid, mida sa pead vaatama või sul on mingid, kõik saadavad sulle mingid PDF-e või sa pead võtma mingid pakkumisi kuskilt või sa pead, ma ei tea, otsima refide hindasid iga hommik, nagu meil viimases workshopis sündis üks äpp, mis selle ära lahendab. Et siis alustada sellest, et kas on mingi probleem, mida ma tahaks täna lahendada.
ja siis sa võtad lahti ühe nendest keelemudelitest, mis iganes see siis on ja sa hakkad seda probleemi arutama selle nurga alt, et kui ma tahaks seda lahendada, ma ei oska koodida, et ma olen täiesti selline non-technical, et mis need võimalused täna on, et kuidas seda lahendada. Ja siis sa hakkadki sealt sellega päriselt tegelema, su eesmärk on see, et sa proovid selle ära lahendada olemasolevate vahenditega ja olemasolevad vahendid on siis täiesti erinevad tööriistad ja neid tuleb kogu aeg juurde, neid ei ole isegi mõtet nagu teha sulle listi, et et vaata neid ja õpi neid, vaid sa leiad need vahendid, proovid seda hakata lahendama ja jõuad selle lahenduseni. Ja ilmselt sinna sisse tekib see, et sul on kas mingi no-code tool või mingi asi, mida siis ChatGPT sulle soovitab, et proovi sellega. See võib olla mingi workflow tegemine mingisuguse äpiga, make and whatever, ChatGPT-l on nüüd oma agendid on ju. Aga et sa lihtsalt ei kasuta seda AI-d kui sellist vestluspartnerit, vaid sa päriselt lahendad midagi. Et see on tööle nagu rohkem. Sa paned sa proovid ise mingi lahenduse luua, et see tekitab selle kogemuse, kus sa terve selle jada nagu läbi käid. Ja see on see, mida täna tööandjad küsivad, et mul just värbajad küsisid, et mis need küsimused on täna tööl, mida ma peaksin küsima kandidaadi käest, et aru saada, kui palju ta AI-d oskab. Siis üks need küsimusi on see, et milliseid probleeme sa oled AI abil lahendanud. Ja kui sa ütled, et see probleem on see, et mida õhtul süüa teha lastele või kuidas reisil hakkama saada või mis kell läheb buss on ju. See nagu näitab seda Google'i taset on ju, et siis sa lihtsalt kasutad seda Google'i asemel nüüd ja see on su vestluspartner ka heal juhul. Aga kui sa siis ütled, et ma proovisin lahendada selle, et ma ei tea, meil on 10 koera ja igal koeral on oma söök ja kõige peab arsti juures käima ja mida iganes ja siis ma mõtlesin, kuidas ma lahendan, et ma lähen hulluks on ju ja siis ma tegin ühe väikese mingi rakenduse või mingi workflow või mingi asja, mis seda mul lahendab ära ja ma kasutasin selleks ChatGPT abi näiteks, et kuidas seda teha. See on hoopis teine asi on ju. Et päriselt mingi asja nagu loomine või tegemine või lahendamine, et see ei ole lihtsalt vestlemine, see ei ole oma pildi üleslaadimine, tee must koer, et see on ka kõik vahva, aga see ei ole see oskus, mis ettevõtetes aitab kiiremini väärtust luua. Kuidas sinu kokkupuude? Ma selle peale tahaks kohe minna proovima seda, et tee must koer, aga ei tasu oma pilte sinna laadida vist. Mina kasutan seda peamiselt suhteliselt peamiselt ikkagi andmekaeve osas, sest et kuna ma olen ajakirjanik, siis see lihtsalt hõlbustab mu tööd üsna palju. Ta muidugi selles mõttes teeb ka väga palju müra ja siis on vaja sealt otsida see õige asi üles. Ma alles mäletan, et mul oli vaja hiljuti mingisugust statistikat otsida ja ta viskas mulle sinna mingisugune enam-vähem 15 riigi data, igast ühest olid mingid erinevad allikad ja siis ma pidin neid omavahel võrdlema, et tegelikult aru saada, et mis asi see õige siis on. Et isegi kui ma küsisin talt mingeid jätkuküsimusi, siis ta tihtipeale kohtades, kus peab hakkama analüüsima ja kogu aeg uut teemat analüüsima, siis ta ikkagi jookseb suhteliselt kiiresti rappa ja minu töös lihtsalt ma ei saa seda niimoodi lõputult katsetada, sest et ühel hetkel tuleb mingi avaldamispiir tuleb ette. Aga üks asi, milleks ma kindlasti soovitan seda kasutada, ma ise kasutan sellist ühte AI rakendust, mis teeb, see on põhimõtteliselt transkribeerimise rakendus, ehk siis viskad teksti sisse ja siis ta annab sulle selle üleskirjutuse ja saad sealt ise siis seda toimetada ja korralikuks teha. Aga seal on ka selline asi, mis ma arvan, et on igas ettevõttes mõistlik kasutusele võtta, et ta teeb koosolekust memosid. Ja need memod on tõesti suurepärased, et ma loen neid ja vaatan, et okei, kui ma oleksin praegu inimene, kes veab koosolekut või peab koosolekut üles kirjutama, siis ma ei mõtleks ka ühtegi sõna kirja panna, sest et sealt tuleb väga konkreetne sorav kokkuvõtte teemade lõikes ja ise ei pea mitte midagi tegema. Aga see usaldusväärsus või see, et see info ei lähe laiemale ringile? Jah, see seal kindlasti on, aga ma arvan, et on ka neid rakendusi juba olemas, kus on see usaldusväärsus üsna kõrgele tasemele viidud ja see konkreetne, mida mina kasutan, on samuti tasuline, nii et ta ei ole selline vabavara kõigile, et kust siis võiks hakata igasuguseid asju minema. Aga seal kindlasti jooksevad piirid, et ma ei tea, Välisministeeriumi NATO osakond päris ei saa sealt teha kokkuvõtet ja siis öelda, et võt, meil on nüüd nii. Aga näiteks, ma ei tea,
kus iganes, ma ei tea, üritusi korraldades või lihtsalt tavapäraseid mingisuguseid iganädalasi koosolekuid tehes, kas või lihtsalt panna see niimoodi, et alustada koosolekut, paned salvestama, paned lõpus selle stop nupu peale ja sul on see minutiga on see kokkuvõte seal olemas ja kellegi töötunnid või ma arvan küll, et tunnid, sest et memo kirjutamine on jube protsess, jäävad lihtsalt alles ja ta saab selle arvelt midagi muud teha. Et seda ma kohe kindlasti soovitan kasutada. Aga ma mõtlen ajakirjanikuna on väga oluline see usaldusväärsus, et täpselt, et need andmed, millel sa baseerud, et kuidas sa ise tunned, et aeg-ajalt ta ikka viskab pillast ka või sa ütled talle, et kuule, see ei ole nii, ei ole jah, on ju. Ei, seal peab ikka jah, sellist kriitilist mõtlemist kogu aeg hoidma, et jah, mingid faktiteadmised, et küsida, stiilis olime elukaaslasega paar kuud tagasi Itaalias ja küsisime, et kui suur on Karda järv ja kas ta on Peipsi järvest suurem või mitte, tuli välja, et on 10 korda väiksem. See on tore, saime teada, aga see on konkreetne faktiteadmine, kui ma pean talle andma mingisugused võrdlevad andmed ja küsima, et ma ei tea, kuidas need asjad on omavahel seotud või mis iganes, siis ta võib ikka vahepeal nii hullult luuletada, et püha jumal. Ja täpselt ma tean, Henrik Roonemaa tehnoloogia ajakirjanik ka ühel konverentsil hiljuti, mida mul õnnestus juhtida, siis ta tõi ka selle välja, et AI ei ütle mitte kunagi, et ta ei tea. Ja see on ohumärk. Juba see on ohumärk, et ta vastab sulle absoluutselt iga küsimuse peale. Et see tähendab seda, et ta annab sulle vastuse niikuinii. Küsimus on lihtsalt selles, et kas see on õige, vale või pool tõdesid või pool valesid täis. Ehk siis selles mõttes ma ei usu ka seda, et nüüd ajakirjanike töö kuhuga ära kaoks näiteks, sest et seda kriitilist mõtlemisvõimet on ikka vaja. Et keegi peab selle info üle kontrollima, sest et vastasel juhul võivad asjad minna väga rappa, sest et AI võtab igalt poolt oma informatsioone ja niimoodi võib igasugu jamasid juhtuda. Jah, aga kui mõeldes täna nende noorte peale on ju, kes väga usaldavad, et ja võib-olla pole enam seda kriitilist mõtlemist, et ma ei tea, kuidas? Selles mõttes ma olen väga poolt sellel TI hüppel, mis nüüd algas siis tehisintellekti hüpe peale tiigri hüpet, kui on 25 aastat möödas, et äkki see toob mingisuguseid tulemusi mingisuguse pikema aja peale, et see siiski viiakse haridussüsteemi sisse ja noori hakatakse kohe sellega harjutama, et tehisintellekt on selleks, et jääda, aga mõelgem nüüd selle peale ka, et kuidas see töötab ja kuidas luua kontekste ja kuidas seda päriselt kasutada ja kõik see muu juurde. Lisaks sellele, et tore oleks, et õpetajad ka sellest aru saaksid. Jaa, no nii, Kei, mis sa selle peale arvad? Ma ei taha vaielda vastu, aga ma tahaks teist vaatenurka lihtsalt sellele AI kasutamisele anda selles suhtes, et see, mis tulemused sa saad, hästi palju oleneb on ju sellest, kuidas sa küsid asju. Ja ma olen täiesti nõus, et mingid teatud asjad on sellised, et kui siin, ma ei tea, hommikutelevisioonis ka tehti nalja AI üle, sest ta ei saanud aru Eesti mingi kirjandusklassika ja mingitest teemadest, siis kindlasti on teemasid, mida ei saagi hästi aru ja millel ei ole võib-olla liiga palju konteksti ja mis on võib-olla, ma ei tea, võib-olla see Peipsi järv ei ole nagu nii oluline asi, ma ei tea, ühesõnaga, et ilmselgelt nagu mingites asjades ta eksib ja ikka alati tehakse ja näidatakse neid näiteid, kus ta veel eksib. Aga see, kuidas sa küsid, on ülioluline. Minul näiteks ei ole nüüd ikka väga-väga pikka aega olnud ühtegi kogemust, kus ma laseks näiteks kokku panna mingi uurimuse või mingi artikli ja kus viited oleks valesti või neid ei oleks olemas või et numbrid oleks valed. Et tegelikult, ja mida alati tasub teha, on see, et kui sa mingit olulist asja kirjutad kokku, siis ma teen alati seda, et ma lasen ühel LLM-il selle kokku kirjutada koos viidetega ja linkidega ja siis ma annan selle järgmisele ja hästi paljud on isegi see nupp olemas, fact check, et kontrolli neid fakte, mis siin sees on. See ei pea isegi nagu viidete linkidega olema, vaid lihtsalt kogu see tekst nagu üle kontrollida, et kas faktid on õiged. Ja nagu see kolmandal veel lased veel üle vaadata, siis on päris kindel, et see on 100% õige. Et tegelikult see oleneb lihtsalt sellest tehnikast, kuidas sa seda kasutad ja ilmselt ka valdkonnast ja teemadest, et mille kohta sa mingeid asju küsid. Aga üldiselt jah, need ChatGPT, need varasemad mudelid nagu tõesti lihtsalt tahtsid
no see ka, et millist mudelit sa kasutad, et kas Ja, sa kas kasutad seda, mis tasulist ja mitte ka. ja pigem selles on isegi tõesti see, vahe et kas see on kiire mõtlemine või aeglane mõtlemine. Et kui sa tahad mingit väga konkreetset uurimistööd teha või suurte Exceli tabelitega mingit analüüsi, siis mida aeglasema mudeli sa võtad, seda parem on ju, et need thinking ja reasoning mudelid, need viimased, mis tõesti võtavadki aega, teevad paremini. Manus AI, ma mäletan, kui ma hakkasin seda kasutama suvel, kevadel ta vist tuli välja, siis alguses oli see nagu veider isegi, et noh, kogu aeg nagu mõõdeti ju seda, et kui kiiresti ta suudab vastata. Aga Manus AI põhimõte oli siis, et on see mõtlev mudel ja ma andsin talle mingisuguse äri konteksti ja mingi uurimistöö ja mingi nagu asja, mida ma tahan saada talt, näiteks mingi promptid või kood ja läkski näiteks 8 minutit, aga kõik oli super, nagu väga hea kvaliteediga. 8 minutit versus paar nädalat on päris hea. Just mõtlengi, et täpselt see võrdluskoht on. Et ikkagi nende olulisemate teemade ja suuremate andmemahtude puhul tuleb kasutada neid aeglasemaid mudeleid lihtsalt, et nendel on palju parem. Ma näitan sulle pärast oma mudeleid. Väga hea näite, sest et minul on kindlasti veel väga pikk töö. Üks asi kindlasti, mis just puudutab ka ajakirjandust ja miks ma seda alati näiteks ajakirjaniku töös ei saa kasutada, on lihtsalt see, et kui näiteks, ma ei tea, poliitik ütleb mingit asja, siis sellel taga on mingisugune poliitiline ajalugu, mida ei pruugi lihtsalt ta ei teada. Et mingisugused sellised tunnetuslikud ja lihtsalt asjad, mis puhtalt paraku on sellised, mis AI tööst lihtsalt nagu ei käi läbi, et tunded ja see, et mis see ajalooline, ma ei tea, ühiskondlik kuma sellel on, et kui selle kohta ei ole väga selgeid artikleid kirjutatud, kus on midagi öeldud, siis sellest jääb ilma. Aga muidu küll, jah, selles mõttes ma olen nõus. Minul on siin niikuinii veel väga pikk tee minna, nii et ma avasin oma mingit väikest seda korteri, väikest tabureti nurka kuskilt. Jah, aga vaata, seal on ka ju, saad ju talle öelda, et kuule, tee mulle plaan, kuidas ma igapäevaselt areneksin ja kasutaksin AI-d näiteks, on ju, et sellest võib täitsa alustada. Hea mõte. Ja, aga see, mis Brent välja tõi, et üks asi on see, et sa ise ehitad midagi on ja proovid lahendada probleeme, aga see ka, et tõesti küsida, et milliseid tööriistu täna on, et mingit asja näiteks teha lihtsamaks, nagu see koosolekute memode tegemine, et neid tööriistu on hästi palju, täna järjest tuleb juurde, aga jah, aga seda saab ka ise ehitada muide. Et lihtsalt, et kui tahate nagu põnevat ehitada oleks, siis tegelikult saab ehitada üsna lihtsalt sellise äpi, mis su koosolekut kuulab, paneb kõik kirja, teeb sellest memo, saadab kõigile osalejatele e-mailid ja paneb ka kalendrisse järgmised action itemid kirja. Et see on nagu selline tavaline tööflow, mida saab ehitada ja vaata, kui sa ehitad selle nagu ise, siis sa saad ka seda kontrollida, et kuhu see info läheb ja kuhu ei lähe. Lõpuks ometi saab öelda, et igaüks võib olla ehitaja. Ja igaüks on ehitaja, just, see on nii tore, et igaüks, ja mul on tunne, et järjest rohkem nagu et tarkvara muutubki selliseks, et ma ei pea kasutama mingit etteantud tarkvara ja selle eest maksma, vaid ma võin sellest teha oma versiooni oma sõpradele nii roosa või sinise, nagu ma tahan ja meie siis omavahel viiekesi näiteks kasutame seda äppi. Siis ei ole vaja muretseda selle mingi turvalisuse või mingi muu asja pärast ka nii väga, on ju. Et järjest rohkem nagu inimesed teevadki, et ma tegin enda perele selle ise või et ma ei tea, mul üks tuttav ehitab praegu Pipedrive'i, ta on ise Pipedrive'is tööl ka on kunagi, aga ehitab Pipedrive'i enda ettevõtte jaoks, sest Pipedrive on liiga suur lahendus, liiga kallis lahendus temale praegu oma väikses ettevõttes, miks mitte ehitada endale siis täpselt selline, nagu sul endal vaja on. Kuidas sina näed selle turvalisusega, et täpselt see, et see info, mis sa sinna kõik paned või kui sa üksi võib-olla ettevõtet teed, siis see ei ole nii suur, aga ma ei tea, võtame pank näiteks on ja me ilmselgelt ei saa panna kõik asju sinna seda infot sinna üldse sisestada ja nagunii meil on suletud süsteem sinna loodud. Aga... sellistes valdkonnas, ma ei ole selle valdkonna ekspert selles suhtes, et ma ei ole seda ise kunagi teinud, aga et seal on see lahendus, et sa teed sellest keelemudelist selle oma versiooni on ju oma serverisse ja siis see info ja siis sa kasutad seda AI-d selle sees nii, et sa, et see info nagu ei jõua sinna väljaspoole keelemudelisse, et sa enne kuidagi töödeldakse niimoodi, et seal, ühesõnaga, seal on mingi oma tehnoloogia olemas, ma täpselt ei tea, ma ei oska seda seletada, et kuidas see käib, aga need võimalused on olemas, aga et siis nagu, nii nagu Eesti riiki praegu on ju, teeb seda oma mudelit nagu mingil teatud põhjusel ka, et ja ettevõtted teevad nagu see, et teha ühest keelemudelist oma versioon oma serverisse, mis ei ole ühendatud millegiga, et seda tehakse minu meelest praegu päris palju juba ja et sellist teenust nagu pakutakse. Seal on ka see oht on ju, et jällegi
mingi infovahetus jääb olemata, on ju, see areng või see, kõik see pool on. Ja, seal muidugi, siis sa pead hakkama ise seda arendama, on ju, kui teised arendavad kuskil mujal. Et ja, see on absoluutselt teema ja mingites valdkondades on kindlasti seda keerulisem teha, aga ma selliste väikeste ühesõnaga, mina nagu enda puhul küll ei muretse, et nüüd kuskil Hiinas Gensparki loojad saavad teada, et mis mu ettevõttes toimub või et palju mul kasutajaid on või mis see süsteemi prompt on või et so what on ju, keda see peaks huvitama. Et ja lõpuks on nii, et ega sul igast tarkvarast on võimalik, et kõik lekib. Et kui sa kasutad, ma ei tea, Salesforce'i või mingit suurt tarkvara, mis peaks just väga turvaline olema, siis just kõik passwordid lekkisid. Et see oht on nagunii olemas igal pool, et seda tuleb loomulikult nagu arvestad juba. Seda tuleb arvestada, seda tuleb loomulikult teadvustada, aga siis tulebki mõelda, et kuidas me siis lahendame seda, mitte nii, et meil ei saa, sest meil on, kõik on salajane. Seda on kusjuures riigisektoris nii mõneski kohas. Ma just täna suhtlesin riigisektori AI teema valdkonna inimestega ja nad just kirjutasid pikalt mulle sellest, kui keeruline kõik on. Kui me nüüd seda tänast vestlust hakkame kokku võtma ja mõtleme võib-olla selliste veel praktiliste näidete peale, mida meie vaatajad saavad võib-olla kasutusse võtta või siin kohal olijad, et kui sa täna peaksid üks asi see, et tahad mingit tööampse teha või mingi ettevõtlusega alustada, et mis need võib-olla sellised esimesed sammud on või mida peaks mõtlema või vaatama, et üks idee oli kindlasti see, et õppida paremini AI-d kasutama, et seda oskust on tulevikus kindlasti vaja ja sul tekib juba kohe rohkem võimalusi, on ju. Aga kust andke selliseid häid soovitusi just? Millest alustada just? Tunne see tühjus või? Tühjus, jah. See on nii lai küsimus ja see on väga individuaalne. See täpselt see, et võta ette ja tee ära. Mis sina näed? Või ongi see sama, et võib-olla see, mida sulle meeldib teha, on ju? Jah, selles mõttes see kehtib ju alati, et lõppude lõpuks, kui sul on vähegi võimalik teha seda, mida sa armastad, mis sulle meeldib teha, siis tee seda. Et kui sa oled parasjagu kuskil kohas, kus sul ei ole hea olla, aga sind ei takista tõesti mingisugune tugev majanduslik sõltuvus või et sa tead, et sul on, ma ei tea, pool aastat või aasta aega on mingisugune varu olemas, siis tõenäoliselt selle ajaga sa saad kas siis ise hakata seda tegema, mida sul päriselt on soov teha või siis minna kuhugi mujale palgatööle, kus sul on parem olla. Et selliseid mõnes mõttes triviaalseid ütlusi tuleb vahepeal meelde tuletada lihtsalt kõigile, et kui parasjagu ei ole hästi, siis mõtle, mis sulle meeldib ja hakka seda tegema. Sest ta paratamatult natukene lõpuks ikkagi taandub sellele, et sul on vaja see esimene samm ise ära teha ja siis tegema hakata, sest vastasel juhul need asjad niikuinii ei juhtu. Vabandusi on ka muidugi ja mõned neist on täiesti loogilised, adekvaatsed ja vahel ei saagi, aga üldiselt saab. Ja sinu ütust ma korrasin üles ka seda, et ikkagi, kui sa käid palgatööl, et sa hakkad nagu samm-sammu haaval liikuma sinna ettevõtluse poole, on ju, et mitte sa üleöö kohe nii kõik on ju. Eriti minu valdkonna puhul, sest et siin oli juttu ka sellest vahepeal, et kuidas on ettevõtluses räägitakse sellest, et ei maksa teha samasugust ettevõtet, kui see on juba olemas. Et minu pool ma võin ka ju öelda, et ei maksa olla ajakirjanik, kui juba on Eestis väga palju ajakirjanikke ja maksa õhtud juhtida, sest et teised juhivad ju ka. Et tore on, et nad juhivad, aga mina tahan ka seda teha ja siis on minu ülesanne teha ennast nähtavaks ja siis päriselt olla see, keda tahetakse kutsuda. Või teissugune on ju. Või teissugune, et see need on täpselt need kohad, kus tuleb endale öelda, et kui sa tahad seda teha, siis võtta ette ja tee ära, eks. Jah, kõige lihtsam on ikkagi alustada sellest mingist oma probleemist, mida sa näed, on ju, mitte mõelda, et ma tahaks nüüd ettevõtet teha, et mis võiks olla, vaid ikkagi see, mis kuidagi sind ennast nagu puudutab. Seda on lihtsalt palju lihtsam teha, sest sa tead sellest asjast rohkem ja teiseks sul nagu püsib motivatsioon seda lahendada ka, kui see su enda probleem on. Ja siis lihtsalt proovida hakata midagi välja mõtlema, mis see lahendus võib olla ja mida nagu tasub lihtsalt meeles kogu aeg hoida ja mida on raske hoida meeles. Mul endal ka ju just rääkisin siin, kuidas ma siin nutan vahepeal, aga et see eesmärk ei ole see ettevõte või see äpp
või mingi asi valmis saada, noh, nad ei saagi kunagi nagunii valmis, vaid see eesmärk ongi ikkagi tegelikult ju kogu aeg õppida, et sa õpid ühte asja tehes, õpid järgmist asja tehes ja siis mingi asi tuleb juba hästi välja ja sellest juba makstakse sulle, siis sa õpid järgmist asja. Et kui nagu hoida meeles see, et see ei ole nagu eesmärk see, et see asi saab kuidagi valmis, kuigi noh, võib-olla mõnel muidugi on eesmärk, et ma ei tea, 10 000 eurot, ma ei tea, käivet 2 kuu pärast või noh, need käibenumbreid ju pannakse. GoWorkUpitis meil oli ka ikkagi nagu Exceli tabel, mida investorid tahtsid näha. Aga tegelikult, kui sa välja suumid, siis see eesmärk on ikkagi teha midagi, mis sulle rõõmu pakub, ise midagi kogu aeg õppida ja kui sa seda nagu meeles hoiad, siis ei olegi vahet, kas sul läheb parasjagu hästi või halvasti selle äri osaga või jah, et need on võib-olla need asjad. Ma arvan, et need on väga head mõtted. Ja ma väga-väga tänan selle vestluse eest, et ma põnevusega ootasin ja see loomulikult jälle tuli midagi muud välja, mida ma ootasin veel 3 korda parem. Et hästi põnev, aitäh. Tahaks kohe teada, et mida sa ootasid. Jah, ega kunagi ei teagi. Võtsin lõpus selle ajakirjaniku rolli üle, aga olgu sa ei pea sellele vastuma. Et iga kord, eriti kui on mitu inimest, siis see on väga põnev, mis sealt, see sünergia, mis sealt välja tuleb ja minu meelest täna see väga hästi õnnestus ja aitäh Kei, aitäh Brent ja kindlasti pärast seda tekib ka meil kuulajatel ja siin olejatel küsimusi, need me saame siis siin väikselt arutada edasi, et aitäh. Kogumispäev.